Ning ongi uus nädal möödas, tähendab vana nädal läinud, uus nädal on käes, Nõokäest on jälle taaskord eetris ja nagu ikka on loomulikult ka meil saates külalised ja seekord on meil külas uued, võib öelda, jah, ikkagi uued noorsootöö spetsialistid Egle Vahesalu ja Artur Skutšas. Tervist! Tere! Tervist! Esiteks suur aitäh, et leidsite selle tunnikesed meiega siin natukene juttu ajada ja ma arvan, et kuna olete esimest korda saates, siis me saame alustada sellisel klassikalisel viisil, nagu meile ikka meeldib alustada, et küsin teilt ühe küsimuse, mis koosneb 3 küsimusest, siis on niuke hea eksistentsiaalne kriis ja on niuke mugav rääkida iseendast. Aga, et saate ise valida, kumb ennem alustab, ma ei tea, teete suujefaad, kivipaberkäärid, et kuidas iganes teile sobib, aga et äkki alustame siis sellest, et räägite oma sõnadega ka, et kes te olete, kust te tulete ja millega siis täpselt tegelete ja siis vaatame, kuhu meid jutt edasi viib. Aga ma arvan, naisterahvad alustavad, jah? No nii, mina olen siis Egle Vahesalu, elan Nõos ja töötan siis Nõo noortekeskuses, alguses noorsootöötajana, nüüd siis noorsootöö spetsialistina. Et võtsin, et suured kingad siis, mis Eglest maha jäid, et püüan neid täita. Et aga eks ikka omamoodi, et jah. Nii? Ja mina olen Artur Skutšas, et nüüd ka mõned kuud juba siis noorsootöötajana Nõo vallas. Noortekeskuses ja viimased võib-olla 5 aastat olen noortega ja lastega tegelenud, et nii teise töökohana siis laste noorte psühhiaatriakliinikus kui ka eelnevad veel selle eelmise aasta lõpus Maarjamaa hariduskolleegiumis ja et olen keskendunud sellele tööle ja siis paralleelselt nüüd läksin ka eelmine aasta õppima sotsiaalteadust. Selge. Aga võib-olla ma arvan, et ongi äkki, lähme siis ajaloo radadele ja äkki alustame siis sellest, või nii-öelda alustame sellest pihta, et kuidas üldse sai sinna nii-öelda noorsootööni jõutud ja kuidas sai valitud see tee, mida nüüd nii-öelda käimas ollakse. Et taaskord, kumb soovib ise alustada, vaba valik, võite segamini ka rääkida, küll nad aru saavad. Mina töötasin tegelikult ühes mullusfirmas kunagi ja siis tundsin, et see ei ole enam see, mis ma teha tahan. Ja siis ma tükk aega tegelikult mõtlesin päris paar aastat vist, et mis ma nagu õppida tahan, siis algul mõtlesin, et lasteaia kasvatajaks. Aga kuidagi juhtus niimoodi, et läksin hoopis kutseõpetajaks, et minna kooli käsitööõpetajaks lõpuks. Aga jõudsin hoopis siia. Et oligi niimoodi, et viimased paar aastat siis, kui ma selle kooliski käisin, siis mõtlesin, et nüüd on kõik, lõpetasin vana tööga kõik ära ja mõtlesin, mis ma nüüd edasi teen. No, natuke vaatasin, mõtlesin ja siis leidsin siis koha nagu Nõo noortekeskus. Ega mina sellest tegelikult varem nagu kuulnud ei olnud. Ja kirjutasin Eglele, et äkki saaks vahepeal mingisuguseid ringe teha lastele. Ja siis Egle kutsus mind kohale, ütles nii, ringe päris niimoodi teha ei saa, aga mul on vaja osalise koormusega noorsootöötajad siia. Ja siis 2017 äkki vist oli see märtsis, kui ma siis olen noortekeskuses olnud, siis suurema osa ajast tegime siis nagu ringe või töötubasid, siis alustasin keraamikaga ja siis tegin veel õmblusdisainiringi ja mingid igasuguseid töötubasid, mis me siin noortega oleme kõik teinud. Ja nii see nüüd läks siis ja läksingi siis, kui lõpetasin kooli ära, siis see oli 2020, ma võtsin veel lisa aastaid, et pärast minna edasi õppima, et mine tea, mis mul jälle pähe tuleb. Et jah, sai ära lõpetatud kool ja siis nüüd ma siin toimetan niimoodi, et jah. Ja minul vist võib-olla natukene teistsugune amet eelnevalt olnud, et ise ma olen pärit tegelikult Kohtla-Järvelt ja siis tulin Tartu Ülikooli õppima, Maaülikooli veel tookord ja siis, aga nagu ikka ülikooli kõrvalt otsid kõrvalist tööd ja siis, et ei hakka nii-öelda töö kooli segama, vaid kool hakkab tööd segama ja nii ma siis valisin vanglaametniku eriala ja siis
käisin siis sisekas paralleelselt ära ja siis 13 aastat töötasin vanglas hoopis. Ova! Ja siis tuli hoopis selline kannapööre, et otsustasin ikkagi selline südamelähedasema töö juurde, et laste noortega, kuna alati on selline usaldusküsimus ja klapp lastega ja noortega olnud, et siis lõpetasin nii-öelda siis vanglakarjääri ära ja läksin laste noorte psühhiaatriakliinikusse tööle. Ja siis sealt siis aasta pärast mõtlesin, et võiks ka sellise võib-olla natuke probleemsemate noortega tegeleda siis Maarjamaa hariduskolleegiumis, et siis neid toetada, aidata. Ja kuna ma nagu ütlesin eelnevalt, et läksin kooli õppima, siis tekkis mõte, et võiks juba erialaselt ka hakata tööd tegema, et siis esialgselt kandideerisin Nõo vallas siin lastekaitse spetsialistina, aga kuna nii-öelda siis haridustee on alles alguses, siis ei olnud võimalik koheselt sinna kohale nii-öelda tööle asuda, aga jätsin nagu tagasiside sain aru, et hea tagasiside ja siis kuskil nädala-2 pärast võeti minuga ühendust ja pakuti hoopis noorsootöötaja ametikohta ja siis võtsin selle koheselt vastu ka. Selge. Aga ma sain aru, Egle, et sul oli ka siis see eelnev töökoht ei olnud nagu üldse selle asjaga nagu seotud, et oli Ei. nagu siuke täielik kannapööre ja elus. täielik kannapööre. Siis ma võib küsima, kas natuke hirmus ei ole ka siukseid asju teha, sest ikka sellised kannapöörded elus on alati siuksed veidike. Jah, see küsimus vist on tegelikult mõlemale, sest ega ka ütleme vist vanglasüsteemist välja tulla kõlaks, nagu see oleksid ise vangal. Ma ei mõelnud seda välja tulla ja noortega töötada, et ma kujutan ette, et seal vist on ka nagu päris palju erinevusi. No töö on ikkagi see, et toetada või olemas olla nii-öelda, ka vanglaseinte vahel ju pigem ei ole ju eesmärk kedagi karistada ega kuidagi elu raskemaks teha, vaid pigem olla ka toeks ja nii-öelda olemas, kui vaja, et töö iseloom on põhimõtteliselt sama, et ka noorte jaoks oled sa olemas, võib-olla lihtsalt need variatsioonid ja võib-olla distsipliini küsimus on natuke teine, et aga mul selle suhtes ei olnud nagu jah, keeruline ümber kuidagi, isegi üllatuslikult võib-olla tõesti ei olnudki nagu raske ümber lülituda, et kuna ma olen ka nii-öelda vangla kõrvalt kogu aeg laste noortega tegelenud või siis kuidagi kokkupuude on olnud, siis see üleminek läks sujuvalt. Aga ja kuidas sul, kas sul oli ka siuke üleminek nagu sujuv või oli siuke, ei tea, mis toimub niisugused? Tegelikult ei olnud, sest et ma ikkagi pikalt mõtlesin seda, et midagi uut tegema hakata. Alguses võib-olla oli keeruline, et noorsootööd, mis asi see on ju. Et tegelikult see on nii lai teema, et seda ei oskagi kellelegi seletada, mis see noorsootöötaja tegema. Tegelikult ta peab kõike tegema. Et ma ei tea, koristama, ma ei tea, noortega midagi tegema. No lihtsalt see on selles mõttes nagu teine kodu siin, et on ja suur hunnik nõusid ja. Aga kas kuulajale, mina tean muidugi loomulikult, aga küsimus kuulajale, äkki kuulaja ei tea. Seda tahtsin küsida, et mis vahe on või see noorsootöötajal ja noorsootööspetsialistil, et kas seal on nagu suurt vahet või see on lihtsalt rohkem vastutust? On rohkem selles mõttes vastutust, kõik see taust, mis sa pead tegema, et noortekeskus toimub, et eks ma ka õpin ja selles õppes mul on natuke nagu lihtsam, et ma ei ole ju päris kuskilt väljaspoolt tulnud, et ma olen ikkagi noortekeskusest tulnud ja see, mis nagu Egle enne tegi, et kas ma sellega siis aitasin kaasa või ma lihtsalt kuulsin, et midagi on. Et selles mõttes ja natuke nagu lihtsam, aga päris palju on ikkagi uut õppimist, uut infot, otsi, mõtle, kuidas saad, et et selles mõttes, et päris põnev on ka. Aga kui tulla nagu selle noorsootöö enda juurde, et siin just oli ennem sa mainisid ka paari sõnaga, et põhimõtteliselt nagu teedki kõike, aga et võib-olla rääkida natukene nagu sellest noorsootööst endast, et võib-olla kui niimoodi
kõrvalt vaadates siis nagu tundub, et no mis seal nagu ikka on, et istud rahulikult, korraldad vahepeal mingisugust toredat sündmust ja siis lähed koju, et aga tegelikult nagu ilmselgelt see nii ei ole, et seal on ilmselgelt väga palju aspekte, mis selles töös nagu, mida tuleb tähele panna. Et täpselt, et küsimus ongi teil, et mida see töö endast hõlmab, kui nii-öelda, mida siis nii-öelda kõrvaltvaataja ei näe? No ma ei tea, minu jaoks pigem on, sa oled nagu tõesti, pead kõike oskama kõike tegema, et sa oled nagu, kui seda võtta mitteformaalse õppena, aga tegelikult oled sa seal kõrval nii ema, isa, psühholoog, sotsiaaltöötaja, kõik muud, et lihtsalt see ei ole nagu selline formaalne. Et üks asi tõesti need üritused, asjad lastele korraldada, samas mingi eeskujuga midagi neile edasi anda, toetada, kuidagi moodi siis mingid teadmised edasi anda, kuidagi kaasata, et need rohkem oleks sellist julgust nii-öelda ideid välja pakkuda ja neid ka teostada ja eks see ongi selline keeruline koht, et lapsed tänapäeval võib-olla ei ole nii aktiivsed ja tuleb sellega nagu rohkem tegeleda, aga eks kõike natukene pead tegema, see on vähemalt minu arvates, et ja pigem mina isiklikult leian, et lastelt ka lapsepõlve ei töö ära võtta, et kui lapsed tahavadki mängida, et ma saan aru, et päris suur suund on see, et lapsed peavadki olema ettevõtlikud, mis ongi õige ja kõik tegevused peavad olema tulemuslikud, aga ka selline tavaline müramine ja selliste mängude mängimine, mis ka loomulikult arendab neid, see peaks ka olema, et selline traditsiooniline lapsepõlv ei kaoks lapsele ära ja võib-olla ongi parem, kui ta noor või laps tuleb siia, tegeleb, mängib, teiste lastega suhtleb, sotsialiseerub, et ka sellel hetkel ju kõik need tänapäeva nutisõltuvused ja muud asjad kaovad tahaplaanile, ei ole seda vajadust, et võib-olla vanem kodus lihtsalt töö kõrvalt ei olegi võimeline pakkuma neid tegevusi ja majandamist. Nii, Egle? Jah, ma olen Arturiga nõus, et meie töö on see, et otsida välja isegi ideid, et ma pakun välja mingid ideed, sest paljud lapsed või noored ei teagi, mis asi, kes on ju, et kui me vahepeal oleme siin TENK-kohtumistel arutanud, siis üks noorsootöötaja Anna, hästi tore, tema siis isegi meile andis jumala palju sellist ideid, kuidas nagu otsida, et noortele infot jagada, et ta otsibki välja, jagab noortele info kätte ja siis noor, et sellised asjad on ka veel olemas, on, et nad ei teagi. Et sa pead ise nagu hästi palju leiutama, otsima, nendega suhtlema, rääkima, et ei ole ainult mingid teatud kindlad asjad, et mis mulle tegelikult noorsootöö puhul meeldib, on see, et noored tulevad vabatahtlikult siia meie juurde. Et kui kool on nagu kohustus, siis noortekeskus on see võimalus, kus nad saavad lihtsalt olla, sõpradega mängida, lihtsalt keegi võib-olla neid kuulab, on nende jaoks olemas. See on nagu hästi suur pluss. Ja võt, seda ma tahtsin tegelikult kuskile siia küsimusena ka küsida, et kuidas nagu noored nii-öelda kohale tulevad nii-öelda aktiivselt, füüsiliselt nii-öelda kohale olema, sellepärast, et ilmselgelt mul endal laps ei ole, siis vaata lähtud sellest, mida loed internetist ja sellest võikski lähtuda, et ükski laps ei ole viimased 3 aastat näinud kordagi päikesevalgust ja kõik ainult tegelevad ka ainult nagu nutitelefonides. Et nagu kui suur, ütleme, kui teie, kes inimesed puutuvad ikkagi igapäevaselt nagu noortega kokku, et nagu kui suur see nii-öelda nutisõltuvuse probleem nagu tegelikult on ja kas võib-olla on probleem selles, et ei ole lihtsalt nii-öelda kõrval mingit adekvaatset tegevust ja siis scrollimine on lihtsalt selline ajaviitmise asi. Et ei, probleem on suur tegelikult, aga jällegi laps sünnib siia maailma nii-öelda puhta lehena, et ega nendes ei ole probleem. Et ja nagu õigesti saigi öeldud, et kõrval alternatiivtegevust ei ole. Et enda kogemust saan öelda, et kui sa lapsi kaasad, ise mängid, oled nendega kas või kõige selliseid päris lapsikuid mänge või mis iganes, et aktiivset liigutamist, nad ei tegele oma telefonist. Nad vanemad võivad helistadagi samal ajal, nad ei kuule, telefon on kuskil kaugel ära, et või enda kogemus näiteks, ma tea, sõprade tuttavate lastega, võtad lapsed õue kaasa, mänge, mida ise lapsepõlves oled mänginud, pakud neile, selgitad ära, mängivad, on kaasatud 3-4 tundi jooksuvad
Ei väsi ära, ei mitte midagi, et siin ongi see koht, et maailm on lihtsalt natuke muutunud, võib-olla täiskasvanud inimesel ei ole seda aega tegeleda nii-öelda siis võib-olla lastega ja mis siin salata, ma arvan, väga mugav täiskasvanul on see, et telefon näpu vahele lapsele anda ja laps ei küsi, ei sega samal ajal, et pigem on ju täiskasvanud see probleem, et see laps hea meelega jookseks võib-olla välja jalgpalli mängima, peitust, kulli, kõike muid mänge, et eks see telefoni aeg peab ka natukene olema, aga mitte nii palju, aga see on pigem jah, täiskasvanute mugavus hetkel. Mina leian, et see on pigem sealt see probleem tuleb. Et jah, et iseenesest ega nii-öelda kurjast ei ole need vahendid, vaid see, kuidas neid nagu kasutatakse tähendab vist jah. Aga Egle, et selles mõttes, mõnes mõttes on just selle sama küsimuse jätkaga, et sina oled selles mõttes ju siin selle spetsiifilise noortekeskusega ikkagi kauem aega kokku puutunud, et kui Artur, et mu küsimus on nagu see, et kui sina oled siit kõrvalt vaadanud seda, et kas selline noortekeskus, ütleme siis selline populaarsus noorte seas, nagu sa ise ütlesid, et noored ise vaata tulevad siia ja nagu tahavad siin olla. Et kas see oli nagu selline, ütleme, et kõik lihtsalt ootasidki seda, et oleks koht, kus olla ja oli järjekord ukse taga või on nagu see olnud selline ikkagi aastatepikkune selline usalduse kasvatamine ja nii-öelda hea sõna laialiminek, et jah, et tõepoolest, et see on nagu chill koht, kus olla, et või et kuidas see nagu välja on näinud, kui sina oled just nagu kõrvalt vaadanud ja nüüd võib-olla rohkem sees kui siis enne? Ja eks ta ikka niimoodi on. Ma mäletan, kui Artur tuli töövestlusele, siis ma ütlesin ka, et iga noorsootöötaja, kes siin noortekeskust on nagu läbi käinud, on toonud oma nagu pundi noori kaasa. Et ma mäletan, kui mina tulin noortekeskusesse, mul on 2 õe-tütart, nemad olid siis, üks on juba kooli lõpetanud, teine lõpetab nüüd 9. Et siis nemad tulid nagu oma klassiga praktiliselt. Et see on jällegi niimoodi, et jälle mingi suur punt noori tuli ja siis see arv nagu kasvas. Et jah, võib-olla see vahepeal nagu niimoodi kõikunud, et just nagu võib-olla kevadel ka, kui ilm ilusam on, siis on kohe nagu näha, et noori nagu keskuses vähem, et eks nad tahavad väljas olla. Et sõpradega võib-olla ratastega sõita, mida iganes, et aga jah, et kui käime koolis rääkimas, siis on jälle keegi tulnud vaatama, et mis siin nagu toimub, et eks see niimoodi levib ka, et ja palju on nüüd uusi tulnud siia ja laieneb kõvasti ju. Tõsi. Ja, et on isegi helistatud ja küsitud ja mõni on vaatamas käinud ja niimoodi, et ja ikka. Neid noori ikkagi tuleb, et võib-olla jah, vahepeal mingid selline aeg, kus on lihtsalt natuke vähem noori ja võib-olla suvi on ka nagu vaiksem, et kui sa ise tegelikult tegevusi pakud, siis leiavad noored suvel ka tee siia. Aga kas ütleme, kui kas sa hakkasid midagi? Et ütleme, et kui selline, noortekeskuse sellist, ütleme siis, populaarsust asja nagu kasvatada noorte seas, et kas nagu noorte enese seas on ka ütleme võib-olla mingisuguseid selliseid eelarvamusi näiteks noortekeskust osas, kus võib-olla noored ei taha tulla sinna või midagi sellist, sest kui ma mõtlen nagu tagasi nii-öelda võib-olla enda kuskil mingi teismeaja peale ja midagi sellist, et siis kuidagi sellised kohad olid nagu sellised, ma ei tea, kas ma päris lähen, ma parem olen vihmaga seisan bussijaamas või mis iganes. Et selline nagu, et kuidagi oli siuke võib-olla eelarvamuslik asi, mida on vaja nagu kummutada või nagu tänapäevaks on see, pigem on noortel isegi parem aru saada, mis noortekeskuses toimub kui vanematel inimestel. Tea, mul ei tulegi nagu praegu ette olnud, et noor sellepärast ei tuleks, et ta ei teaks, mis siin tehakse või midagi siis. No võib-olla kindlasti on, et aga praegu mul nagu endal ette ei tule, et ma oleks nagu ise midagi kuulnud, et mõni noor see on mingi nõme koht, et ma ei tule siia. Selge. See on positiivne, see on ainult vähe. Jah, et vähemalt mina ei ole kuulnud, et... Ta vist pigem ongi praegu see, et eks see erineb ka kindlasti linnas ja nii-öelda väiksemas kohas, et väiksemas kohas on see täitsa nagu teine kodu, laps tuleb. Linnas on võib-olla tõesti tegevusi, võib-olla muid nii-öelda võimalusi rohkem ja jah, ma ei ole ka kuulnud, aga pigem teismelised võib-olla juba sellises on teised tegevused, eks ajalehed, ajakirjandus ka kirjutab igasugustest halvadest käitumistest asjadest, et see võib-olla on see piir, kus see teismeline ei tule lihtsalt noortekeskus, seepärast siin on ka ju piirangud, et me ei võimalda ju palju asju teha, mis võib-olla oleks hea oma nii-öelda sõpruskonnaga kuskil
mujal nii-öelda teha, et see võib-olla on see takistus, muus osas vist lapsed tulevad küll hea meelega, et Võib-olla kui ainult see, et Alevis need noored, kes Alevis elavad, et nendel on nagu lihtsam, aga kes elavad ikkagi väljaspool, siis nendel on keerulisem tulla. Et nad peavad siis jälgima bussiaega või võib-olla keegi vanematest tuleb, võtab ära, et siis nendel on nagu tõesti keerulisem tulla keskusesse. Ja, seda küll. Aga kui rääkida nüüd korra nii-öelda siis noorte ja võib-olla spetsiifilisem on vast võib-olla äkki siis just selline teismee hea noored, ma arvan, on see, kellest ma siis praegu räägin. Et aga kui nii-öelda, sest loomulikult tullakse nagu nautima nagu vaba aeg ja seda ka noortekeskusesse, aga ilmselgelt pöördutakse teie poole ka, kui on vaata nagu sellised probleemid ja mis iganes mured. Et nagu mis on, ütleme, tänapäeval võiks jah, praegu selle ajal siis sellised, ütleme, noorte sellised nagu siirad mured, mille pärast nagu muret tuntakse. Ja ma nüüd ei mõtle nagu selliste vanemate muresid, et kas nad ikka käivad koolis ja kas nad, et me ei räägi selle, mille pärast vanemad muretsevad, vaid mille pärast noored ise muret tunnevad. Mina vist nagu väga suuremaid murekohti ei olegi nagu täheldanud, et lapsed ikka pöörduvad, räägivad, et pigem see on ikka see laste nii-öelda enesekindluse küsimus pigem ja selline ennast väärtustav küsimus. Et ma olen ikka päris paljudelt ka sellistest 9-10 aastastelt kuulnud, kus ikkagi vähe tähelepanu või siis ta tahab, et teda rohkem märgatakse ja et pigem sellised võib-olla enesekindluse küsimus, et hetkel ei ole veel nagu lapsed või noorukid teismelised siis avanud selliste muude suuremate probleemidega pigem on sellised väiksed murekohad, mis on sellised paari lauselise vestlusega nagu saavad lahendatud. Ja, Egle? Jah, eks see enesekindlus on et mis noortel on eriti veel peale seda koroonaaega, et on tulnud hästi palju juurde igasuguseid sotsiaalseid ärevushäireid ja et keeruline on tegelikult, ega nad võib-olla ei taha ka niimoodi nagu väga rääkima tulla, et eks sa pead ise leidma selle võib-olla õige aja, kuna mingi noorega suhelda, et ma mäletan siin aastaid tagasi oli üks poiss, kes käis, et ma igal juhul andsin talle mõista, et ma olen olemas ja tal läks ikkagi päris kõvasti aega enne, kui ta siis nagu usaldama hakkas ja siis me ikka rääkisime, jah. Et ei ole kohe niimoodi, et lendad peale ja et kuule, ma nüüd olen olemas, et nüüd hakka rääkima. Et jah, et siis võib-olla ei tule sellest midagi, et seda kindlasti seal vist tuleb juba selline eestlaslikkus ka välja, et ikka pead tundma inimest mingi 35 aastat enne, kui avaldad nime ja eks ta nii vist on, jah. Aga sellest enesehinnangu ja ütleme eneseväärikuse probleemid, eks need ole vist ju noortel olnud nagu ajast aega, jumal, ega mäletad ise ka seda, ei tahaks küll enam 14 olla, see oli keeruline aeg, aga et ma saan aru, et mõnes mõttes võib öelda, et tänapäeval vist on need probleemid selles mõttes vähemalt kõrvaltvaatajana tundub nagu intensiivsemad, et nagu ütleme, kui mina olin 14, siis minu maailm vist oli nagu natukene väiksem, et ja internet oli küll, aga ta ei olnud nagu päris nagu absoluutselt igas sinu nagu igas sinu elu osas nagu nii aktiivselt nagu sees. Et minu küsimus on võib-olla nagu see, et nagu kuidas nagu võistelda selle nii-öelda ebakindluse ookeaniga, mis sul nagu sealt internetis peale tuleb ja kui sulle Beyoncé'd ja sõbrad ikkagi ütlevad, et tegelikult sa saaksid olla veel parem Brigitte või kes iganes parasjagu vaatab seda sotsiaalmeediat. Et kuidas nagu sellega võistelda ja panna nagu last võib-olla uskuma, et võib-olla see ei ole päris selline objektiivne reaalsus, mis tema eneseväärikust ja enesehinnangut läbi interneti nagu maatasa teeb. Ega seal suurt ju midagi ei ole teha, et kui teismelistel on ju iidolid või sellised vaatajad, see täiskasvanud võib kõrval rääkida, aga seda ju justkui jääb tahaplaanile see vestlus, et eks ta ikka järjepidev selline kerge selgitustöö, võib-olla mingi näidete või siis nalja võtmes kuskil seda visata, võib-olla paralleelselt näidata võib-olla mõned muud TikTokeri või YouTuberit, et
kes võib-olla natuke teistmoodi läheneb asjadele, et siis eks ta ongi pikk töö ja ega see teismeline peab lõpuks ise ju selleni jõudma, et ega kuidagi nagu neid mõtteid asju pähe ei saa panna, et see on pikk protsess, pikk aeg ikkagi, mis läheb sinna. Seda küll. Egle? Jah, et mina tegelikult arvan, et ma ei arva, et see tegelikult nii ongi, et kõik tuleb ju kodust. Et kui noor on ikkagi kodus võib-olla suurem osa ajast, võib-olla suurem osa ajast ei ole, kool on ja siis kes jõuab noortekeskusesse, kes ei jõua on ju. Et kui kodus ei ole seda turvatunnet või vanemad ei suhtle piisavalt või nad ei väärtusta või mis iganes, et ja võib-olla koolist ka on ju, et ei ole ikka see ja too ja kõik, et siis see aeg, kui noortekeskuses on see noor on ju, see võib-olla nii lühikene, et eks me püüame anda endast parima, kui me näeme, et on selline noor ja või siis suuname kellegi juurde. Et aga ma mäletan, mul oli sellega see meelde, et kui mina alustasin keraamikat, siis mul on siin tunne, et see koolikeskkond või kuidagi tapab selle lastel see loovuse nii ära, et kui nad keraamikasse tulid, siis mul läks vist september, oktoober, äkki kuskil novembri keskel, nad tulid, Egle, ma tahan seda teha, Egle, ma tahan toda teha. Alguses kõik istusid niimoodi, et kas ma pean nagu ise midagi tegema või? Et ma ei oska nagu mitte midagi teha, on ju. Ja siis tuli see esimene huvihariduse laat, et teeme sinna midagi laadale müügiks. Ei. Ja siis kuskil veebruari lõpp-märts, kuule Egle, see võib laadale minna. et see on ka nagu sellega, et sa lihtsalt peadki neile kogu aeg nagu niimoodi seletama, et sul ei ole koledaid asju, et selles mõttes sama, et sa ei ole kole või sa ei ole nagu halb või midagi, et sa peadki tegema nagu järjekindlasti võib-olla isegi natuke tuima tööd, et sa oled lihtsalt see papagoi, kes kogu aeg siis kordab, et ta on ikkagi väärtus. Aga seda on ilmselgelt vaja, sest ega need asjad kipuvad nagu meelest ära minema ja sellised, ma ei tea, kas see on nagu kõigil nii, aga sellised negatiivsed kommentaarid kipuvad nagu kauemaks ajaks öelda kahe kõrva vahele jääma kui mingid positiivsed asjad. Jah, palun. Ja eks me peame ju ise ka nagu selgitama neile natukene sellist inimlikkust ja sellist hoolivust nagu edasi andma, et ka täiskasvanu ka kodus vanemad ja kõik, ma saan aru, seda tehakse ja räägitakse, sellepärast, et mina ise olen nagu seda tähele pannud, et ju kui enda lapsepõlve, enda kooliaega meelde tuletada, siis reaalsus kahjuks on see, et lapsed on kuidagi kurjamad või õelamaks läinud, et just nende negatiivsete kommentaaride või siis selliste teisi nii-öelda maha tegemisega, et kuidagi võib-olla see ongi see koht, kus noor või siis teismeline arvab, et selle võrra ta kuidagi enda nii-öelda enesetunne paraneb või eks tulebki seda selgitada, aga jah, nagu Egle ütles, et kodunt tuleb ka päris palju, et vanemad peavad ka peeglisse vaatama ja natukene selle noorega suhtlema, mitte tühistama ja see ei tule ju tahtlikult või pahatahtlikult, või et lihtsalt selline aeg on, vanematel on muresid, kiired ajad, töö, ei jõua, aga tuleb leida see aeg. Et lõppkokkuvõttes on parem ju praegu seda aeg leida, tegeleda ja kuidagi suunata, kui on vaja, siis tõesti kuidagi koostööd teha näiteks noortekeskusega, et mul lapsel on selline asi, võib-olla saate ka kuidagi veel toetada ja kui hiljem võib-olla tagajärgedega tegeleda, et see on ju palju hullem ja palju raskem siis lõpuks. Siin oli see üks sõna, mis mulle väga meeldis, mis läbi käis, et selline nagu tühistamine, et ma saan nagu aru, et see tähendab siis nagu seda, et öelda, et see noore muret kui sellist võeta tõsiselt, et see ei ole mingi mure. Las ma räägin sulle, mis on mure. Jah, eks ta on igas mõttes näiteks lapse mure, kui ta tulebki ja räägib hiljem või siis hetkel ei ole aega ja mis see on, see ei ole mitte midagi, et eks see lapsele annab väga negatiivse kogemuse ja võib-olla 3.-4. kord laps ei tulegi enam oma murega ja elab sisse ja sealt tulevad ju või valguvad välja hoopis teised olukorrad, et tühistamine on ka ju lapse mingisugune ettevõtlikkus, jätkuvalt me nagu püüdleme selle poole, aga kui laps pakubki mingi ideid välja, pakub mingi plaane, asju välja, et sellega ei minda kaasa, tühistatakse samamoodi, seepärast mul ei ole jaksu, ma ei jõua ja mul on nii palju asju veel teha, seda toda kolmandat, mis on nagu iseenesest mõistetav, aga tuleb leida. Olen ikka veendunud, et tunnika 1,5 õhtul lapse jaoks
iga täiskasvanud on suuteline leidma aega ja see on ju ka enda patarei laadimine täiskasvanu puhul, et me räägime täiskasvanud vaimsest tervisest või sellisest natuke läbipõlemise tunnest, aga see on ju see aeg, kus sa saad ise seda energiat ammutada sealt ja ka lastega tegelemised, näiteks noortekeskuses ma tulen, ma ei võta seda kui tööd. See on justkui minu jaoks hobi, jah, sellest saab raha, et ilma selleta inimesed ei ela lihtsalt ju meil, aga Selline on maailm paraku. jah, aga see on ka see koht, kus sa tegeled ja oled nende lastega ja mängid ja võib-olla täiskasvanud suure mehena teed ka neid lapsikuid asju nendega, aga see on see, mis sinu enda patarei täidab ja tuled õhtul puhanuna ja kuidagi emotsioon on ka positiivne ja see ju nii-öelda endal ka ju tekitab hea tunde, et pigem jah, täiskasvanud peavad hästi palju tegema ja siis kui ise ei suuda, siis peavadki abi nii-öelda siis toetuse näol või siis tõesti küsima nõu ja et siis ka lapsed on paremini hoitud ja siis tunnevad seda kaasatust ka ikkagi. Aga mul on selline küsimus, võib-olla selline natuke pikem, et teil toimuvad teatud üritused, et nagu seal noortekeskuses ma mõtlen, et või noortekeskusega seoses, et kui tihti te neid nagu selliseid eraldi ettevõtmise üritusi korraldate võib-olla ja siis teine osa sellest on see, et kui nüüd ei ole parasjagu neid ürituseid, kui see noor tuleb noortekeskusesse tavalisel päeval, et mis teda ees ootab, mida ta saab nagu seal ette võtta teha? Mina tegin neid üritusi, kui ma nagu noorsootöötaja olin, siis selles mõttes ainult noorsootöötaja, et siis ma ikkagi tegin neid töötubasid. Suuremad töötoad ikkagi on siis, kui on mingi tähtpäev tulemas, isadepäev, emadepäev, jõulud, Valloviin, kõik. Aga nüüd praegu väga nagu ei jõua neid töötubasid teha, sest et eks ma elan uude ametisse sisse. Aga emadepäeva kaarte me tegime ja et ikka sellised suuremad tähtpäevad, mis siin on, et me oleme ikkagi üritanud teha neid mingit töötuba või et anda siis neile võimalus valida, et mida nad teha tahavad. Aga selles mõttes meil on koha peal alati võimalus, kui keegi tahab värvida, meisterdada, et siis vahendid on olemas, nad saavad seda teha. Üldjuhul nad tulevad ikkagi siia mängima, ilmsesti, mis neile meeldib, on kokkamine. Et see on selline, mis vist toob massid noortekeskusesse, et kui kuulud välja, et me kokkame midagi, et siis on kõik kohe kohal, et aga jah, muidu nad ikkagi tahavad ilmselt sellist kohta, kus lihtsalt olla. Et ka peale koolipäeva võib-olla lihtsalt ennast maha laadida või sõpradega olla või mängida. Ma mõtlesin ka siin nagu enne telefonidest oli jutt, et tegelikult ma noortekeskuses neid telefoni nii väga neil käes ei näe, ikka vahepeal on. Muidugi siin vahepeal oli mingi see maania, kus neil oli see TikToki videote tegemine, aga see on ka kuidagi praegu, ma ei tea, see vist on mingi ooti niimoodi, et õnneks nad jah, niimoodi ikka leiavad suhtlemiseks aega. Tulevadki, räägivad, küsivad, mida sa teed ja siis üritad seletada, siis vahepeal mõni vaad. Okei. Aga seda on hullult lahe kuulata, või kuulda tähendab, et just et nagu see kokkamine, see kõige populaarsem on, et nagu ilmselgelt nagu inimesed, see on äkki inimeselt selline ma ei tea, mitte kas just instinktipõhine, aga see, et tegelikult sa tahad nagu õppida nagu midagi ja teha midagi nagu selles mõttes praktilist ja kui sa saad veel teha seda nii-öelda oma inimestega, kes sinu sõbrad on veel nagu koos, et nagu selles mõttes ainult on seda kohta vaja ja ma saan aru, et seal on nagu sellist juhendamisest nagu selles mõttes nagu minimaalselt, et jälgid, et keegi endale liiga ei teeks ja ongi põhimõtteliselt, ma mõtlen just nagu selle kokkamise juures. Põhimõtteliselt küll, et kui sa ikkagi mingid asjad seletad ära on ja sa näed, et mingi asi läheb juba natukene metsa poole, et siis võtad natuke sellist võib-olla juhendamist, aga üldiselt ikkagi ma tahan, et nad teeksid ise õpiksid. Kui midagi on, siis meie oleme alati olemas, küsi, teeme koos siis, kui vaja, et mõtlen siin mingit kanast, ma ei mäleta, mis asja me tegime ja siis oligi niimoodi, et vaatasid seda toorest kanaliha, et ja siis mõtlesin, kui te ei jaksa või suuda lõigata, et siis ma võikin ise ära lõigata. Ei, ikka või väiksed ka, mingi 8-aastased ja kõik nemad teevad ise, et võib-olla ongi see, et kodus nad ei saa teha, neil ei lasta teha kõike, et see on võib-olla see koht, kus nad saavad tegelikult tõesti ise teha. jah, mäletan, anna siia, ma teen ise. Nii kaua. ja, aga korra siin või
jäädes mõttes siia samma nagu koha juurde, et nagu ilmselgelt noored lähevad nagu sellise ajaga nagu palju paremini kaasa kui vanemad inimesed, et kui palju on nagu seda, et nagu veedate oma aega näiteks kasvõi TikTokis või kusagil, et aru saada sellest, mis nagu on selline tänapäeval nii-öelda noortemaailmas toimub ja kas on ka mingeid selliseid asju, mida ei oodanud, et endaga väga kurssi viiksid, aga ei jää muud üle, sellepärast et see on nagu noortemaailmas nagu nii suur osa, nagu näiteks ChatGPT-d või mingisugused muud AI tööriistad, et palun. Mina tegelikult seda TikTok ise ei ole veel kasutanud, aga tundub, et ikka tuleb vist varsti ette võtta see. Et jah, aga jah, ChatGPT-ga ja kõik, et tuleb, tegelikult see teeb enda töö ka lihtsamaks, et muidugi vaatad alati kriitilise pilguga üle, et mida ta sulle kirjutab sinna, aga mingisugused kuulutused, mingit infot, et sellest mõttes, et paneb endale, ahaa, näed, see on hea, siis natuke muudad. Ja ei, mul endal TikTok on ja eks ma olen ka paar videot sinna üles pannud, aga eks ma ikka vahepeal leidsin, aga lastel on hoopis teised trendid ju, aga eks kursis tahaks hoida ennast, siis praegu mingi trend on sellised tegelaskujud seal, mis pool keha on, üks pea on teine, mingi bombadillod või mis need nimetused on seal. Et aga seda uuridki laste käest, vaat see huvitab, et küsidki laste käest, et mis praegu trend TikTokis on ja siis nad jutustuvad, näitavad ja siis mängivad mänge sellel teemal ja siis kui sa ei tea, siis üks laps ütles mulle, no sa oled üldse nõukaaegne. Kuidas sa ei tea selliseid asju? See on ju nii suur trend praegu, et eks neil on oma selline väljendusviis ja kõik, et... No ja me oleme see dinosauruste ajast ju. Aga seda ütlevad need 10-aastased, kes seal, siis ongi nagu neil äge, et ikka, see on hea, nagu selles suhtes kursis hoida ka ennast, et kui palju sa süvened sellesse, see on nagu üks asi, aga vähemalt tead, et praegu on see trend, nädala pärast on ju järgmine trend ja eks ta muutub päris kiiresti. See läheb nii kiiresti, tõsi. Aga ma siin sai saate alguse poole, see räägitud veel nagu sellest ka, et vaata, et just kui nagu kõik peaks olema elus nagu selline eesmärgistatud ja selline, et on võib-olla problemaatiline see, et võib-olla ei lasta lapsel nagu nii väga olla see laps enam tänapäeval, vaid pigem ongi see, et tore oleks, kui sa juba 3-aastaselt investeerima hakkaksid ja 10-aastaselt oleks juba mitu aastat töökogemust ja kõik nagu selline asi. Et nagu esiteks ma tahaks natukene rääkida sellest, aga võib-olla minu esimene küsimus oleks nagu see, et nagu kuidas on need võib-olla trendid muutunud nagu sellise noorte nagu tulevikuvisiooni osas, et kas see, vähemalt kui ma mõndade inimestega olen nagu mujal rääkinud, on olnud nagu see, et kui varem võib-olla oli see, et kes tahtis saada, ma ei tea, tuletõrjujaks, politseinikuks, mis iganes, et siis nüüd nagu tänapäeval on olnud päris populaarne see, kus küsitakse sellist tulevikku seda, et siis tahaks saada selliseks rikkaks ja suunamudijaks. Et nagu siuksed, et kas teie olete ka seda omas töös nagu tähele pannud, et nagu siuke tulevikuvisioon on nagu muutunud pigem selliseks, ütleme siis interneti baasil kuidagi suunamudimisega suunas või on ikka selliseid noori ka veel, kes võib-olla kes tahavadki teha midagi sellist, millest võib-olla meie omal ajal unistasime, et tõenäoliselt keegi oskab isegi unistada TikTokeriks olemisest. Ei on ikka, mina ei oleks seda väga tähele pannud, et keegi tahaks mingiks, ma ei tea, kohe miljonäriks saada või TikTokeriks, et on ikka sellised elulised tööd ka, et... Ja mina ka siin alles hiljuti, eelmine nädal tegelikult küsisin mõne plikka käest, et kuidas, et siis kelleks tulevikus, kelleks õppida, et paar tükki vastasid lasteaiaõpetajaks ja et mõni praegu see lapsepõlveunistus, kes käib tantsimas, tahavad ikkagi professionaalseks tantsijaks saada, et edasi nii-öelda oma tantsugrupiga, et kusjuures ei ole nagu täheldanud jah, et lapsed nagu üritavad kuskil kohes, et miljonäriks saada või investeerimiskuruks või siis tiktokeriks. Seega need on ikka inimesed, kes lihtsalt näevad maailma negatiivsetes toonides, kus kelle käest mina seda kuulsin, et nii hull on olukord. No võib-olla mul lihtsalt on nagu juhtunud, et ma olen sattunud kokku noortega, kes on lihtsalt tahtnud YouTuberiks saada või midagi, aga see oli juba mõned aastad tagasi, et võib-olla need on trendid juba muutunud. Ja, trendid on muutunud. Samas võib-olla see ongi see, oleneb vanusest, et lapsed, kelle käest mina küsisin, on näiteks seal 9-12, et
14-15-aastased võib-olla nende nii-öelda see mõttekäik ja selline väljavaade on hoopis teine juba, et siis nemad võib-olla ongi, et nüüd hakkan ka videosid tegema ja saan kohe kuulsaks TikTokeriks ja teenin raha ja Aga siin korra tulla ikkagi tagasi selle juurde, et lapseks olemisest ja nii-öelda sellisest edumeelsusest, et eks see ole selline aegade algusest vist olnud alati, et noored on laisad ja keegi nagu midagi ei tee. Aga mulle tundub pigem just nagu kui vaadata just nüüd, ütleme pigem ikkagi räägin just ikkagi sellistest teismeea inimestest, kellega ise oled rohkem kokku puutunud. Et pigem on nagu vastupidi, et kõik mulle tundub, et käivad mingi 8 trennis, sa käid veel koolis, peale seda käid veel noortekeskuses nagu sõpradega chillimas. Et nagu mulle tundub, et pigem on veitsa nagu vastupidi, et nagu noorte maailmas on see magamine niuke nagu täiesti teoreetiline tegevus nagu. Et esiteks, kuidas nad kõik nagu sellisena ära mahutavad ja kas nagu sellisel tagataustal mulle nagu tundub, et selline nagu see läbikukkumise hirm elus või mis iganes on nagu mitmekordistunud võrreldes võib-olla iseendaga isiklikult, kui ütleme, et olid tolles vanuses. Jah, tegelikult on noortel tõesti hästi palju tegevusi, et ma isegi vahepeal mõtlesin, kuidas nad nagu jõuavad. Ma mäletan siis, kui ma seda keraamikat tegin, siis nad suutsid, keraamik juba tegelikult käis mitu kuud ja siis nad suutsid omale samal ajal organiseerida võrkpalli ringi või kursuse või mis iganes neil seal oli. Ja siis nad ütlesid, et me jõuame kuskil niimoodi, et poole keraamika pealt oli. Siis ma ükskord, mis teil siis on? Ja me käime võrkpalli mängimas. Ma ütlesin, et kuidas te nagu jaksate, et te peate tegelikult mingil hetkel tegema otsuse, et kumba te siis teete, et ei saa ju 2 asja korraga teha. Et, ma ei tea, kuidagi ikkagi need lõpuks, ma ei tea, käisid samamoodi edasi. Aga mis ma nagu praegu vaatan, siis meil on ju hulk vabatahtlikke, kellega me käime ju üritustel ja seda mälumängu tegime ja muidugi enne tegeles nendega nagu Egle ja kui Egle ära läks, siis mina tegin selle esimese mälumängu ära, siis mul oli tõesti niimoodi, et ma ei tea, mis see tunded mul õhtul olid, et esiteks ma olin nii väsinud, see emotsioon kõik, mis oli, aga kui ma mõtlesin nagu noorte peale reede õhtul, miks te nagu siin olete, on, et miks te ei ole, ma ei tea, kuskil sõpradega jängi kuskil väljas või ma ei tea, mida iganes, et siis see positiivne kogemus, mis ma sealt sain, on, et see, et ma väsinud olin selline teisejärguline ja see oli kohe niimoodi, et kui ägedad nad on, nad tõesti on ägedad, et kui see mälumäng ära lõppes, siis ma mõtlesin ka, et ma ei tea, et kui kõik noored oleksid sellised, siis see oleks mingid probleeme vist üldse. Et et nad muidugi on vahepeal, kui me hakkame midagi organiseerima, oi, ma ei saa selleks ajaks tulla, mul on trenn, mul on laager, mul on see, okei, aga kes nagu siia tuleb ja siis lõpuks nad on siin ka veel, on ju, et siis nojah. Nii, on sul mingeid mõtteid lisada? Ei, eks ta nii ongi tegelikult, lastel ongi hästi palju neid tegevusi ja aega raske leida lihtsalt, ma siiralt loodan, vähemalt see minu nagu mõttekäik, et kõik need asjad oleks lapse vabatahtlikud ja need ongi see, mis ta ise teeb ja tõesti nagu Egle ütles, mingi hetk ta peab ju neid valikuid tegema pikemas perspektiivis, et kus ta tahab käia, et peab jätkuma seda sellist nii-öelda sõpradega hängimiseks seda aega, et ei saa nagu 3 trennis päeval ära käia peale kooli ja veel õhtul pärast kodus tööd teha, et läbipõlemise faas võib päris kiiresti tulla lapsele, et see tüdimus, nördimus ja lõpuks ta ei käi kuskil. Aga nii kaua, kuni nad hea meelega käivad siin-seal, siis on ju väga tore, et ja proovivadki ühte, teist, kolmandat, et siis leiavadki selle nii-öelda enda niši seal, kus edasi jätkata. Tahtsid sa veel midagi? Ja, tuli kohe üks noor ette, et ta käib Tartus trennis peaaegu vist suutis käia iga päev, 1 päev oli tal, kus ta ei käinud, on ju, siis ta suutis sellel päevale ka juba mingisuguse näiteringi omale organiseerida, siis sa mõtledki, et nagu, kus kohast te selle energia võtate, on ju, aga selles mõttes, et ühel hetkel võib niimoodi ka juhtuda, et keha ütleb sulle, et vot nüüd on kõik, on ju, et kui sa nagu enne ei suuda teha valikuid, et vot siis sa pead nagu hakkama valikuid tegema, et mis on see number 1, mis ma teha tahan. Et sa ei tohi nagu ennast, kuigi tegelikult ise oled samasugune, et praegu ka istud õhtul hilja veel arvutis, teed mingisuguseid asju, et siis ma ütlen, et tegelikult ma ei peaks seda tegema ju, et mul on endal ka pere, et kellega ma peaks nagu olema, et siin ongi see, et vanematel ei ole aega. Et jah, et nagu siin oled noortekeskuses teiste noortega ja siis koju lähed, siis oota natukene veel.
see on see klassikaline, vaata, et professionaalsed kokad söövad ikka ainult nuudleid ja vaata, siuke klassikaline olukord. Aga no selles mõttes, et ma ikka püüan endale seda teadvustada, et noh, on mingisugused ajad tõesti, kus on tähtaeg ja ma pean selle asja ära tegema, et kas ma tahan või ei taha, on ju. Aga noh, siis on jälle niimoodi, et siis saad juba mingisugused asjad jälle nagu tahaplaani lükata, et Nojah, eks see vist ole jah, et selline aja planeerimine ja asi, et see on oskus, mida tuleb nii-öelda ajaga vist omandada selles mõttes. Aga mõtlesin, et muudame siin natukene veel enne lõppu, meil on veel aega, me ei ole veel päris sadam veel, okei, võib-olla horisondil paistab selles mõttes. Aga et muudame selles mõttes võib-olla natukene käiku, et selles mõttes, kui on pikad tööpäevad läbi saanud, siis mis teete teie, et nii-öelda päeva pingest vabaneda ja mis on nii-öelda hobid, millega tegelete, et ma usun, et see vist on ka element, mis on ikkagi ka noortele selline õpetamise osa, et just, et täpselt, et võib-olla ei muutuks töönarkomaniks, et oled ka tuhandes ringis, et mingil momendil tuleb see aeg maha ka võtta, et kui vist seda manuaalselt ei tee, siis ta vist keha ütleb ise lõpuks üles, aga et mis on teil nii-öelda lõõgastumise viisid või hobid? Jah, mina tegelikult olen väga hästi palju ise käsitööga tegelenud, et mitte, et ma eegeldaks või kooks, aga üldse selliseid võtmehoidid või mida iganes teinud. Aga praegu ma selles mõttes nüüd tükk aega ei ole jõudnud midagi teha. Üks asi, mis ma tegelikult teen, mulle meeldib hästi palju kõndida, jalutada, et ongi, et mis mul on siin töö ja kodu vahet natuke üle kilomeetri. Et see on see mõnus maa, mis niimoodi käia nii hommikul kui pärast õhtul, et see annab ka kuidagi, et nagu saad nagu mingi asja mingi ukse selja taga kinni panna ja siis minna nüüd nagu oma toimetuste juurde, et rohkem ma nagu praegu ei oskagi, millega ma nagu siis vabal ajal tegeleks. Põhiliselt kasvatan praegu väiksemat last ja kes on selline paras kratt, nii et suur energia läheb sinna. Et see on minu vaba aeg. Arusaadav. Jah, eks ta ongi selline tähtis tõesti see maa laadimine ka, et eks mul ka see jalutamine, see on ju kõige parem selline kättesaadav viis, et sõbrad, kindlasti väljas käimine, see on see, et see keskkonnamuutus rutiinist väljaspoole. Eelnevad ka, mängisin jalgpalli ja rohkem sellist sportlikumat tegevused, nüüd hakkan vaikselt sinna tagasi tulema, et mingi hetk lihtsalt ei ole aega, ka enda nii-öelda paned natukene kõrvale, peadki arvestama sellega, et kahe töökoha kõrvalt lisaks kool on siis nagu seda vaba aega ka vähe, et aga hetkel olen ka uuesti näiteks jõutrenni hakanud rohkem tegema, et siis see on ka selline üks hea väljendusviis ja jah, tõesti, pigem lihtsalt õhtul mitte see, et viskad voodisse pikali, ootad järgmist päeva, vaid tõesti võtadki selle mõnus ilus õhtu, lähedki, jalutad, helistad sõbrale, saad kokku linnas, lähed kinno, ükskõik mis, et peab olema selline rutiinis täiesti midagi teistsugust, et see on nagu see ka, mis natukene seda akusid laeb. Et jah, et midagi nagu sellisest täiesti teisest ooperist nii-öelda. Aga rääkides nüüd noortekeskusest ja sellisest nii-öelda tulevasest elust, et kas on noortekeskuses midagi tulemas, millel silma peal hoida nii noortel kui vanadel? Ikka, meil tuleb nüüd malev, et registreerimine läkski lukku siin kolmapäeval, et nüüd me teeme siis ettevalmistusi vestlusteks ja siis hakkab meil jälle malev juunis. Ma pean mõtlema 15 juuni kuni 21 ja siis augustis 10 kuni 16. Et 2 korda lausa? Jah, et meil on niimoodi 2 vahetuses, et see maleva koormus või selles mõttes ta on küllaltki intensiivne, kuigi ta on ainult nagu nädal aega, et see 15 noort on tegelikult täiesti piisav ühesse vahetusse, et kui neid oleks 30 ühes vahetuses, siis ma ei tea, mis saaks. Aga selles mõttes võiks ju nagu proovida, et äkki siin tulevikus kunagi, et mis siis saab, kui on 30 noort.
et see on praegu kõige suurem, mis meil on, et eks meil suvel ikka üritame mingid töötubasid siin teha, et natuke suvel ka noortele mingit tegevust pakkuda, et ilmselt neil on ikkagi hästi palju neid laagreid ja kõike, kus nad on juba ise registreerinud või vanemad ära registreerinud neid, et jah. Arturil on ka siin tegelikult mõtteid olnud, et jah, erinevaid plaane, mõtteid on, et vaatame, kuidas selle teostuseni jõuab, et nüüd on väike selline sisselamise aeg läbi ka, et siis tuleb hakata natuke midagi planeerima mõtlema, et noh, seesama kokandusring, millest rääkisime, et tahaks selle ka nii-öelda uuesti käivitada, et siis lasta neil teha, proovida ja siis võib-olla mingisuguseid uusi menüüvalikuid pakkuda, et nüüd oleme siin ühe korra siin tšaburikke teinud ja muid asju, et ma ei tea, no kohvikud tulevad. Jah, kohvikud tulevad. Noored on seal, no täna pühapäeval nüüd tuleb see Lukke mõisa kohvik, et 18. juuni on kohvikute päev. Et siis noored on ka seal nii-öelda väljas ja ise majandavad, noh, eks me abistame ja noh, toetame, aitame neid, aga suures plaanis nad ise ju tahavad ja teevad. Natuke sundida. Ja siis noh, tuleb seda, keegi peab seda nii-öelda vedama. Tagant natukene neid utsitada vahepeal. Eks noh, kui siin mõned projektid on, kui hästi läheb, et sooviks natukene värskendada noortekeskust ja noortekeskuse nii-öelda võimalusi väljaspool midagi teha, et üks asi on ruumisiseselt, aga nii palju, kui palju Eestis head ilma on, võiks kasutada seda, et väljas mõned väravad, jalgpalli mängida, terrassi natukene võib-olla ehitada, lapsed saaksid ka väljas igasuguseid nii-öelda siis mänge teha aktiivsemalt. Jah, päris selliseid võrkpalliväljakud asju siia ei suudeta ehitada või teha, aga noh, saab kõik vastavad võimalustele tegelikult liigutada ja siis liikumismänge teha, et noh, sellised pigem plaanid on, et üks asi nagu jah, tõesti siseruumide olukord ja siis teine asi on see, et väljas tegelikult lapsi kaasata ikkagi sellise aktiivse liikumisse. Selge. Ja lastekaitsepäev on ka tulemas, nii et seal me oleme ka noortekeskusega väljas, et abistame ja siis räägime natuke oma tegevustest seal ja et on väiksematele ka tegevust, joonistavad, värvivad. Selge, aga siit, et korra, et ma õigesti aru sain, et sinna Malevasse on nagu mõlemasse gruppi on registreerimine nüüd suletud selles mõttes, et grupid on ja, grupid paigas. On selles mõttes, et noored on olemas rohkem kui Malevasse mahub, nii et eks siis me peame tegema seal ikkagi mingisuguse valiku, et Ja ma ei tea, võib-olla kui keegi kuuleb kuidagi esimest korda, et võib-olla lihtsalt, et endal oleks ka selgem, aga et võib-olla nendest huviringidest, ütleme kokandusringid ja asjad, et kas sinna on ka vajalik nagu mingisugune eelregistreerimine, mingisugune asi või on lihtsalt see, et inimene võib tulla koha peale ja kedagi ära ei saadeta? No selles mõttes infohunt on see meie lemmikkoht, kuhu me siis oma asjad üles paneme, registreerimised on selles mõttes vajalikud, et me teame arvestada, kui suure kogusega, kogust me peame varuma endale, aga kui keegi tuleb ka niimoodi, et ta ei ole registreerinud, ega me nagu välja kedagi ei viska, ikka võtame punti, et ei ole kedagi veel minema aetud, et ikka võtame. Eks jah, lastel ja noortel on see peavad ära harjuma sellega, et kui mingi sündmusüritus planeeritakse, et nad peavad selle vähemalt tegevus ära tegema, et vähemalt minema registreerima sinna, et endast märku anda, et see võtab ka aega, aga eks nad vaikselt toimetavad ja teevad. Aga meil need noored, kes noortekeskuses käivad ja on juba sellised vanad ringitajad ja need juba nagu on selle infohundi omaks võtnud, et sellega tegelikult on natuke olnud probleeme, aga sellega tegeletakse, et see registreerimine ei ole alati nagu lihtne olnud, aga me oleme alati olnud abiks, et siis antakse teada, kas keegi helistab või kirjutab, et ta tahab tulla, aga registreerida ei saa, et siis me paneme selle noore kirja, et me teame, et üks noor on veel tulemas ja et selles mõttes ei ole kedagi jätnud välja ukse taha. Arusaadav, aga võib-olla äkki kordamegi siia need internetiavarused kõik üle, et infohunt.ee on ta üks on ju. Ja, et see on põhiline, kuhu me paneme oma tegevused, et mis meil nagu teeme, et sinna on siis, kas on registreerimist vaja või ei ole, üldjuhul ikkagi on vaja, siis on meil noortekeskuse Facebooki leht ja Instagram, kuhu lähevad üles meie tegemised, et need 3 kohta on nagu põhilised.
Et vähemalt kõikidest nendest kohtadest saab kindlasti info kätte, et mis Jah, on jah. noortekeskuses toimumas ja millest saab osa võtta ja Jah, kuhu ennast jah. registreerida Ja, selles ja mõttes. alati saab ju kirjutada, helistada, aitame nii, kuidas oskame. Aga ennem kui pillid kotti paneme, on meil viimane küsimus, mida on kõikidelt külalistelt küsitud. Ma loodan, et on kõikidelt, peaks vist olema kõikidelt. Aga et selline, et see küsimus kõlab nii, et kas teil on mingisugune selline, ütleme, mõte või tsitaat mingisugusest kohast, mis on jäänud kuidagi niimoodi kahe kõrva vahele ja võib-olla mida tuletate meelde siis, kui on võib-olla siuke veidikene hallim päev ja aga see mõte kuidagi on see, et okei, õigus, elu läheb edasi või mis iganes. Et kas teil on midagi sellist? Mul vist ei olegi sellist tsitaati või sellist. Te ei peagi ka tsitaat, võib ka mingi mõte jälle lihtsalt sellest. Ai, ma pigem ongi mingi raske moment või selline see koht, et pigem peas keerleb see, et kuidas see lahendusel orienteeritud pigem. Kuidas nüüd sellest olukorrast hopsti edasi minna ja või mis ressursse või tööriistu kasutada, et sealt nii-öelda selle sammu edasi teha või siis kuidagi nagu teistmoodi, et pigem jah, ma pigem ei ole seda usku, et ma jään nüüd mõtlema, nuputama ja mõtlema, et kus, mis, et pigem nii, nüüd tuleb selle probleemiga tegeleme, astume sammu edasi, lähme edasi, et pigem selline rohkem lahendus orienteeritud. Arusaadav. Nii, aga Kle? Võib-olla minul on see, et võib-olla ma ise alati seda ei täida, et aga viimasel ajal ma olen nagu hästi palju selle peale mõelnud, et inimesed ikka alati ütlevad, küll mul on kiire ja ma ei jõua seda teist ja kolmandat, eks ma ise ütlen ka seda, aga siis mõtlen ikka, et meil on tegelikult kõigil ju täpselt ühepalju aega, et oluline on see, mille või kelle jaoks sa selle aja leiad, pühendad, et võib-olla siis tõesti hakata mingil hetkel mõtlema, et kas mingid tegevused on mõttekas teha või mitte, ja aga selles mõttes, mis mul nagu veel praegu pähe lõi, oli see, et kui Egle ära läksid, siis ma nagu selles mõttes hullult põdesin seda, et kas mina nagu tema tööga nüüd hakkama saan ja niimoodi ja naa. Ja siis Egle ütles, et tööd on täpselt nii palju, kui ise endale võtad. Et mida vahepeal unustad ära, kui ongi hästi kiire ja hästi palju asju tuleb, et tähtaeg on sellel ja veel 10 asjal, et siis mõtled, et okei, on ju, et ma nagu neid väga võtta ei ole tahtnud, aga need lihtsalt tulevad, need on mingisugused asjad, mis töökaikus pead lihtsalt ära tegema, aga siis jälle mõtled, et okei, et mingi hetk on nüüd saad jälle valida, mida sa võtad ja mida ei võta, et see on võib-olla selles mõttes kõige parem, mis ta mulle nagu ütles, et millega ma siis, ma pean ise endale seda meelde tuletama, nii et Ei, see on arusaadav, see on selline väga oluline oskus nagu aru saada, et kuna on see, et okei, siit ma ei saa rohkem asju võtta, et jah, see ületöötamine on, ma arvan, Eestis päris tõsine probleem vist üleüldiselt. Eestis see lemmikhobi vist. Täpselt lemmikhobi, just. Aga võib-olla lõpetuseks, kõige viimaseks küsimuseks ma küsin seda, et alati on ikkagi meeldinud öelda seda, või selline traditsiooniline mõtteviis on see, et noorus on ikkagi hukas, aga teie kui spetsialistid, kas te võite öelda, et kas nad on hukas või see on tegelikult alatu laim ja süvariigi propaganda? Tegelikult ega ikka ei ole küll, et on jah, võib-olla selliseid probleemsemaid noori ja see on kogu aeg olnud, et need ei kao kuhugi, et ma ei saa öelda, et kõik alati vanemad inimesed ütlevad, ja issand, küll. Et minu aeg oli ka, aga praegu on ikka täitsa, ma ei tea, et just nende nagu vanemate inimeste kohta, et kui palju on sellest räägitud, et ka need pensionärid ka ei ole just kõige viisakamad ja sellised, et mul siin üks näide kunagi, üks klassiõed ütles, tal vend ootas kooli all seda linnaliini bussi ja siis üks pensionär võttis oma selle jalutuskepi ja see käis niimoodi üle rahva pea, et kui sa näitad ise juba sellist eeskuju, et mida sa siis noortelt tahad, et meie peame olema eeskujuks. Muidugi ei saa eeldada, et kõik 100%, mis sa teed, on hästi, et ma arvan, et teiega ei ole midagi nukas, et see on kogu aeg olnud niimoodi ja läheb edasi ka, et meie peame siis panustama ja tegema nii palju, kui oskame ja suudame ja oleme noorte jaoks olemas. Jah. Täpselt, ega ma arvan, et sellega ma arvan,
võib lõpetada ka, et ma arvan, et üks selline tähtsamaid asju, et kui noor ei jää nagu üksinda, et siis ei ole nagu sihuke olukord elus nagu lootusetu. Aga näed, üks inimene kukkus laevalt maha, sadamasse ei jõudnud. Aga ma arvan, et ega meil ongi siin ainult lõpusirge selles mõttes minna. Meie omalt poolt soovime teile mõlemale ilmselgelt palju edu ja jaksu ja mine sa tea, võib-olla mingil momendil jälle saates tagasi ja siis juba uued jutud, uued teemad ja meie poolt mõlemale suur aitäh. Thanks, mees. Aitäh!